Sa oled aja jooksul pannud kokku erinevaid tiime erinevates suurtes ettevõtetes ja neid juhtinud. Ja sa oled olnud mentoriteks erinevatele startupidele ka, kes panevad tiime kokku. Mis on need asjad, mida sa ise tiimide puhul hindad, kui sa neid kokku paned, mis on oluline? Mis on need asjad, mis peavad tiimis olema ja mis on need asjad, mida saab nagu sinna juurde hiljem võib-olla panna? Ma arvan, et tiimid panevad tegelikult ennast ise kokku või vähemalt ma ei kujuta väga hästi ette, et kuidas keegi mingisugune juht kuskilt paneb mingeid tiime kokku, et mina juhina saan ikkagi valida, kui mul tunne, et ma tahan midagi teha. Ma arvan, viimane selline kummaline mõte, mis mul pähe tuli, oli Bigpangas, et teeks sinna nagu disainiüksuse. Et ettevõte, mis on täis digitaalseks ennast kuulutanud, seal puudus igasugune disaini nagu kompetents ja keegi ei tulnud väga selle peale ka kuskile, siis mõtlesin, et teeks siis tehnoloogiasse. Ja siis nagu tükk aega oli vaeva näha, et selle disainiüksusele nagu juht leida, aga sealt edasi juba tegelikult tema nagu komplekteerib oma meeskonna, et mina proovisin inimestega rääkida, vaadata, et kas nad on nagu like-minded ja kui tundus, et inimesed on nagu toredad inimesed, siis et mis need kompetentsid on, mis peavad kokku sobima, et see on nagu tiimi asi. Nele Tarmo vaielge vastu. 2 kolleegi üllatasid mind ka sellega, kuna et nad on siin, et jaa, Helena ka. Bigpangas enam ei näe, aga me räägime sellest hiljem. Et minu arust meil sai traditsiooniks see, et me ei värvanud lõpuks mitte kedagi niimoodi, et tiim ei rääkinud selle uue inimesega. Et tiim ütles, et meil on kedagi puudu või et töö on muutunud, meil on uut kompetentsi vaja, meil on tööd juures, meil on vaja nagu rohkem nagu töökäsi või kust iganes initsiatiiv tuli, et tiim peab nagu kasvama, siis loomulikult tiimis on mingisugune selline eestvedaja, kes defineeris siis selle rolli, kes viis selle värbamise koos värbajatega läbi, aga sealt edasi oli proovitöö ja kõik muu siuke, aga alati oli see, et tiim kohtus nagu selle inimesega, et see inimene sai nagu valida tiimi ja siis tiim sai valida nagu inimest ja oli rohkem kui ükskord seda, et inimene tundus nagu kogu oma dokumentatsiooni järgi jube vägev, et lõpetanud nagu kõvad koolid, töötan nagu erinevates ägedates firmades, teinud nagu suuri projekte, aga ei tekkinud seda inimeste vahelist tatsi ja midagi teha ei ole. Et IT-inimesi on küll vähe saada, aga igat ühte ka ei taha palgata. Et see omavaheline touch on olulisem anyday kui mingisugune ma arvan, see on tegelikult kriitiline, et see tiim töötaks, sest siis nagu kogu see tiim töötab kokku, kui üks inimene sealt ära läheb, ülejäänud tiim töötab edasi. Et kui see on lihtsalt nagu isiksused, siis igaüks ajab oma rida, üks kukub ära ja ongi sul nagu üks ratas läinud ja kogu lugu. Aga sul sellist olukorda ka on, kus sa oled nagu näinud kohe alguses, et punane lipp, et siit nagu ei tule midagi head või on vastupidi olnud, et sa tead, et need väga hästi sobivad, aga tegelikult saad hiljem teada, et sa panid mööda. Et kas mul on olnud ebaõnnestunud värbamisi? Jah, on küll olnud. Pangas oli ka paar tükki ja mõne koha peal, kus ma hakkasin selliseid vahetaseme juhte mingil hetkel võib-olla liialt usaldama ja kõiki kohtumisi ise teinud kaasa. Sa tahad öelda, et vahetaseme juhid ei teinud siis head valikut, et sa oleks teinud parema? Nad võib-olla nagu, tavaliselt need operatiivtaseme juhid, nendel on operatiivsed hädad, mingi probleem peab olema reedeks lahendatud ja kogu lugu. Ja siis on enam-vähem nagu iga lahendus on nagu hea lahendus, sest et kui ei ole lisakäsi, siis on igal juhul jama. Ja olgu need lisakäed ükskõik mis sugused, peasid reedeks selle probleemi ära lahendatud saab. Aga siis tuleb esmaspäev, siis tuleb järgmine reede ja siis selgub, et sellest kiirest lahendusest tekkis pikaajaliselt palju rohkem nagu jamasid, et siukestest asjadest, aga nii, et tiimi kaupa, et tundub hea tiim, tooks selle tiimi majja, hakkab tööle ja siis selgub, et on jube halb tiim ja siukseid kogemusi mul küll ei ole. Küll oli üks nagu tiim, kes panka tuli ja kirjutasid nagu korraliku nagu storyboardi valmis, kes nad on, mida nad oskavad ja ütlesid ka, et me tahame seda meest endale juhiks, et kõigepealt on vaja see värvat, siis tuleb meie ka. Okay. Et värbasid nagu tiimikaupa põhimõtteliselt inimesed, tuleb komplekt? Igati pidi, tiimikaupa on nagu hea, kui sa tead, et nad on kokku töötanud, neil on nagu selline track record ja eriti hea, kui see tiim on siis selline, kui seal on olema sellised senior inimesed ja natuke juniorimad inimesed, seal on veidikene nagu ekstrovertsemad, veidi introvertsemad, et siis see tiimi keemia töötab nagu kokku, et siukesed olukorrad, kus sa nagu võtad nagu, ma ei tea, 5 senior inimest proovid nagu tuua organisatsiooni, need üldiselt ei ole mul tööl hakanud. Aga siuke, et kus nagu tiim on ka nagu natukene erinevate tasemetega oma oskustelt ja sotsiaalsuselt, siis need süsteemid töötavad küll.